Tere, mina olen Rebecca Teresa Väärtmaa ja mina olen Ühiskonnateaduste Instituudis kommunikatsioonispetsialist. Ja mina olen Kaisa Esko. Ma olen Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi magistrant sotsioloogia erialal. Mis sa oma magistriõpingutes kaasa võtsid? Ma arvan, et kaasa võtsin ma väga palju. Kindlasti erialast tulenevalt siis analüüsioskust, uusi kogemusi õppejõududega, uusi suhteid, aga tegelikult ka hästi palju seda, et ma tutvusin uute inimestega, kes minu kursusekaaslased olid, et kui võib-olla bakalaureuse õppes tulime me kõik üpriski nagu samal tasemel, siis magistriõppes oli see, et see tase võis küll olla sama, et me olime bakalaureuse kraadi kõik juba saanud, aga tegelikult magistriõppes olid kõik erinevatelt erialadelt, et see oli hästi põnev, et tegelikult inimesed tõid nii palju sellist erinevat vaadet siis teemadesse. Mis on sinu 3 olulisemaid õppetundi magistriõpingutest? Ma arvan, et esimene õppetund on see, et leia ka aega endale, et läbi ei põleks, paljud teevad ju samal ajal ka tööd, et tegelikult mõnikord tuleb oma prioriteete niimoodi sätestada, et väldiks seda, et sa ennast lihtsalt täiesti tühjaks rapsid ja hakkavad nii õpingud kui ka tööelu selles suhtes sellest mõjutatud olema. Teine on suhtlema õppejõududega. Kui on küsimusi, siis küsija räägi, et ma arvan, et paljudel võib olla see kartus magistriõppes, et tunned, et äkki ma juba pean kõike teadma ja kõike oskama ja et tegelikult see nii ei ole ja ma isegi tunnen, et magistriõppes kuidagi tihti need grupid on ka natukene väiksemad kui bakalaureuse õppes, et siis vahetusuhtlus õppejõududega on hästi tore. Ja kolmas on see, et olegi lihtsalt avatud uutele kogemustele, uutele nendele teadmistele, et tegelikult muidugi õppimine on ju stressirohke ükskõik mis tase, ükskõik juba esimeses klassis saadik on ju, see tegelikult ju tekitab ikkagi mingit stressi ja sa pead pingutama, aga kui sa selle ära lõpetad, siis väga kiiresti tuleb see igatsus tagasi, nii et nautida ja olla avatud uutele teadmistele ja kogemustele, ütleksin mina. Kas sina läksid magistrisse kohe peale bakalaureust või võtsid ka vaheaasta? Ma võtsin vaheaasta, see ma tundsin, et peale bakalaureuse õpinguid oli kuidagi selline tunne, et 15 aastat järjest õppinud on ju, et tahaks korraks pausi. Ja ma tundsin ka, et tahaks ennast tegelikult töökohas, tahaks rohkem kanda kinnitada. Ja seetõttu ma võtsin aasta vahele, keskendusingi tööle, nautisin seda, et mul oli tegelikult rohkem vaba aega ja siis tuli juba see õpiimu tagasi, et ma tean, et mõndadele sobib see rohkem teha kõik järjest ära, aga mõndadele sobib see, et sa võtad selle pausi ja lased sellel himul uuesti tekkida ja minul ma arvan, et see aitas vältida seda, et ma oleksin läbi põlenud või äkki oleksin kuidagi tulnud õppima niimoodi, et ma väga ei taha, et ma tegelikult tulin nii, et ma juba tundsin, et ma tahan, ma juba igatsen koolielu, ma igatsen õppimist ja see sobis lihtsalt mulle väga, väga hästi, et see aastane paus minu jaoks oli väga hea. Kui hästi õnnestus sul magistriõpingud ühendada oma töö ja muu eluga? Väga hästi tegelikult, et nagu ennist ka ütlesin, et kuidagi see kombineerimine, et ma olin tutvunud, milline õppeformaat sotsioloogia erialal on, ma olin rääkinud oma juhiga töökohas ja tegelikult tõesti see on kergem, kui on näiteks kontoritöö ja on ka kas kodukontori võimalus, et siis see lihtsustab asju päris palju, aga mul õnnestus hästi ja võib-olla vaba aja mõttes, et tegelikult ma olen juba oma loomult selline, et ma pigem istun maha ja teen kohe alguses lõpuni mingi asja ära, kui see, et ma teen seda pika aja vältel, kuna muidu ma tunnen, et ma tegin seda ülesannet 6 aega, aga ma pigem olen kas või kaua poole ööni üleval ja teen selle ühe korraga ära ja see on laualt läinud. Et
ma arvan, et see ongi see, et igaüks leiab endale sobiva rütmi ja tegelikult, kui on juba bakalaureusekraad käes, siis inimene valdavalt teab seda, et teab, kuidas see ülikoolis õppimine käib, mis on ju veidi erinev näiteks gümnaasiumist ja teab ka, mis on tema jaoks kõige sobivamad meetodid õppimiseks. Mina juba teadsin, kuidas mulle sobib ja läbi selle tegelikult kindlasti vaba aeg sai ju väikese löögi ikka, et koolis käimine on ikkagi suur kohustus, aga selle sai kuidagi klappima ja tegelikult see 2 aastat, mina tegin 2,5 aastat, see läks nii kiiresti ja ei tundnud, et ikka, kes teeb, see jõuab, et sa kohaned nii kiiresti selle rütmi muutusega ja sai täitsa kenasti hakkama, nii et. Kuhu magistriõpe sind edasi viis? See ilmselt kõige rohkem viis edasi minu enda huvi, et tegelikult kuna ma olen samal töökohal, kuhu ma läksin siin samamoodi Tallinna Ülikoolis sotsioloogia bakalaureusekraadi tehes, kus ma praktikat tegin, et ma töötan Emoris ja siis seal ka innustati minu magistriõpinguid, kuna see andis mulle võimaluse rohkemates projektides kaasa lüüa, näiteks riigihangetes tihti on ka nõutud, et projektijuhil oleks magistrikraad, et see viis mu edasi sellesse, et minu võimalused minu töökohas, kuigi ma ei otsinud, et töökohta muuta, vaid tahtsingi just enda töökohas natukene rohkem võimalus erinevateks projektideks, et see andis siis seda ja see kindlasti viis edasi ka minu enda sellist õpihimu ja ka seda sotsiaalset ringi, et need inimesed, kellega ma kohtusin ja need uued suhted ka õppejõududega, kellega ma olen nüüd ka koostööd teinud tööalaselt, et see on hästi kasulik ja minu ka enda huvi arenes palju rohkem, et ma sain aru tegelikult, et kuidas sotsioloogias oma suunda näiteks valida, et kui mingi ala, tegelikult paljud alad bakalaureuse tasemel tunduvad väga laiad, et näiteks kui mina praktika kohta otsisin, ma üldse ei teadnud tegelikult, et mida see sotsioloog siis tegelikult teeb. Et ma läksin õppima ja ei saanud hästi aru, aga magistriõpingute ajal, et tegelikult näha, mida kõik erinevad inimesed teevad, nii kaasõpilased kui ka õppejõud, et seda andis kindlasti hästi palju, et näitas, kui suur see töö ja tegevusturg tegelikult on. Okei, aitäh sulle! Aitäh!